kured läinud kurjad ilmad, tihane tõi talve teate. Haned läinud, minge, kui te minema just peate. Hea, et kurja ilma kätte minul minna pole vaja. Mul on ümber soojad seinad, kaitsvad kuused ümber maja. Kõrged kuused, suured vennad, kambris nende väike õde, välja mõtleb muinasjutte, leevendades argitõde. Kersti Merilaas Vapramäe veerul, katke tema luuletusest, mille ta kirjutas umbes pool sajandit tagasi Peedul kirjanike majas, ja kui mina oma toa aknast Peedul välja vaatan, siis ma näen neid samu kõrgeid kuuski ja 100-aastaseid kaski, kes tunduvad mulle nagu vanemad õed. Täna esindan tõesti Maaülikooli loodusteaduste kooli ja lühidalt, et kuidas ma sinna koolmeistriks sattusin. Õppides Tartu esimeses keskkoolis sattusin 80. aastate alguses kooliõpilaste meeleavaldustega seoses ka sellesse lainesse ja oma sõpradega korraldasime seal praeguses Treffneris siis Siberis hukkunud Jüri Kuke mälestusvõistlused jalgpallis, saime sellise asjaga hakkama. Ja mina olin see, kes kirjutas siis teate garderoobi seinale. Ja siis mõne nädala pärast istusin direktori kabinetis ja direktor ütles, et seda teadet, mille sa kirjutasid, me nendele kaabuga meestele ei anna. Aga sinu ees, Juhani, on nüüd paljud teed kinni. Ainuke, kus sa võid üritada, on bioloogia. Ja toona oli selline aeg, et võtsid neid sõnu tõsiselt, nagu me kõik võtsime ja suunati ja pidid minema. Ülikoolis nägin ma, et liblika kollektsionääride ja väga heade linnulaulu tundjate ja taimetundjate kõrval oli veel teisigi minusuguseid, kelle jaoks see bioloogia oli justkui pelgupaik. Ja nii olnudki mõni ime, et ma ülikooli lõpetades, ma usun küll, et ma ei tundnud künnivarese ja haki vahel ikkagi vahet ja mäletan selgesti, et 3. kursusel botaanika arvestuses ma ei tundnud kanarpikku ka ära. Ometi lõpetasin botaanikuna. Ja varsti siirdusin tööle teatrisse ja siis Postimehe ajalehte ning siis kutsus Maaülikool mind põhitöö kõrvalt tegema Maaülikooli ajalehte, mis oli nagu lisateenistus poole kohaga. Ja ühel heal päeval siis toonased ülikooli juhid saatsid mind Tallinnasse, kus oli üritamisel õpilaste teadusliku ühingu taaskäivitamine. Ja tulles sealt tagasi, siis andsin aru oma käigust ja ütlesin, et soovitatakse teha ekskursioone kooliõpilastele. Ja öeldi, et aga hakka pihta. Ja tänaseks päevaks, see on siis nüüd 25 aastat hiljem peaaegu, ongi see töö jäänud alles mulle sellise poole koha tööna. Ja enesest mõistetavalt siis kajastusid nendes meie õppekäikudes Maaülikooli vastutusalad, võtame agronoomia või veterinaaria, limnoloogia, aga ka metsateadus. Kuid huvitaval kombel nende lektorite hulka sattus pigem praktikuid väljaspoolt ülikooli, metsakasvatajaid ja metsaeksperte. Nii et kõige alguseks oli üks Kuldre kandi tüdruk, kes tegi hoopis matkaraja ja matkarada oli tal oma kodukandis Turvaste kihelkonnas retk puuhiiglaste maile.
ja minu selja taga te näete siis seda juba siis raamatuks kujundatud üht lehekülge tema või paari lehekülge tema tööst ja ma usun, et siin on teile mõned tuttavad tegelased ja see kuidagi läks südamesse, see tüdruku kirjeldus. Jalgrattaga oli ta siis neid vahemaid seal läbinud ja 4 sellist väga huvitavat puud, Tamme-Lauri tamm ja Siiriuse kask ja siis me tegime järgmine aasta kohe ekskursiooni ja püüdsime ka need puud kõik üles leida ja näha oli sellest Siiriuse kasest, kunagise seltsimaja nime järgi nimetatud kasest, et teda ei ole enam kauaks. Ja see käik läks ka hästi ja siis me otsustasime teha voldiku. Praegu on nagu voldikutega on üleküllus või pigem kardad neid voldikuid, eks ole. Aga toona oli siis pime asi, üks metsafirma mees kinkis meile 250 € ja me hoidsime seda kui evangeeliumit käes ühel hetkel. Ja siis selleks puhuks said tehtud siis uued pildid ja siin on siis Siiriuse kask, kellest Lõuna-Eesti lehes eelmisest aastast on teade, et ta ikkagi vajus pikali. See on punde puntra kuusk Anna Annika kirjelduses. Teada on 2 aasta tagusest ajast, et üks aru on veel elus. Ja Tamme-Lauri tamme kõrval siis meie teine tamm, aga töömahu poolest veel kõige suurem, Mäe-Lõhtsu tamm, kuhu siis Urvaste kiriku köster kunagi oma ehitatud tiibadega kirikust pärast teenistust koju lennates okstesse kinni jäi ebasoodsa tuule tõttu. Selline legend on olemas Eesti Rahva Muuseumis üles kirjutatud. Ja võib-olla see oligi siis see põhjus, et me olime teinud metsakirjeldusi, aga mõtlesime, et hakkame kirjeldama siis ka puid õpilastega. Ja see on siis aasta 2015, kui esimest korda seda proovisime ja näitena siis Vaher Karlovast Kuu tänavalt ja õpilane Treffneri gümnaasiumi tüdruk Tuuli Jürgenson siis kirjeldab ja loen ette tema kirjeldusest, mis on sellises õpilastööde kogumikus, mille kes siis tahab, minu käest kohe saab, kui see ettekanne lõpeb endale selle ühe ja selle võib ka saada. Tuuli kirjutab, selle puu valisin kirjeldamiseks seetõttu, et see on ilus ja võimas. Teiseks on puuga seotud järgmine seik. Nimelt möllas umbes 10 aastat tagasi Tartus suur sügistorm ning ka meie aiast oli terve öö kuulda tuule huilgamist ja puude raginat. Hommikul avastasime, et Vahtra tüvesse on esimese arunemise kohal tekkinud umbes 3 meetri laiune ja kõige laiema koha pealt umbes 10 sentimeetri laiune lõhe. Pärast sellist avastust, kirjutab Tuuli, lasi isa kohe esimese asjana meie maja ära kindlustada. Peale selle taotles ta igaks juhuks linnavalitsuselt luba puu mahavõtmiseks. Selle loa taga sai, kuid puud maha võtta me siiski ei raatsinud. Kevadel möllas jälle torm ning puu muutus ohtlikuks. Pärast seda otsustas isa, et tuleb parandada ning keriski sõbra abiga Vahtra 2 aru vahele traadi ning keerutas seda, kuni 2 lõhenenud tüve poolt olid taas kokku saanud. Siiamaani on see lahendus väga ilusasti püsinud ning mina olen ääretult õnnelik, et seda puud maha ei saetud. Lisaks metsapuude kirjeldamisele oleme kirjeldanud ka õunapuid ja kuna Maaülikoolil on vähemalt 2 aeda, Pollis ja Tartu lähedal Rõhul, siis on ka õpetatud aednikke ja nende juhendamisel oleme lõikanud õunapuid kevadeti ning siis ka üha enam palunud jutustada ühest või teisest õunapuust. Ja õunapuudega on ju sageli nii, et need on nagu kellegi puud. Et ka minu aias on, isa on läinud, aga on isa õunapuu, kuldrenett. Nii ka selle puuga
see on Tapal, õpilane Elerin Sahtel kirjeldab oma vanatädi puud, mis on Kraameri tuviõun, kusagil nüüd 70 aastat vana. Ja huvitav lugu selle puuga on siis, et Elerin kirjutab, et ta lapsena ronis seal ja kui ronis ja õunad valmisid, siis ka sõi õunu. Ja alati, kui ta õunu sõi, siis talle meeldis puu otsas olla. Ja kasvas suuremaks, siis komme tal jäi ja nüüd ka neiuna ikkagi, kui ta Kraameri tuviõuna sööb, siis ta katsub ka selle sama puu otsa ronida. Me enam ei sõida bussiga ühte või teise kanti nii palju, sellepärast et ei ole seda võimalust pärast neid viiruse ohu aastaid seda tava nii hästi taastada, aga ikkagi vahel me kohtume. Aga selle eest on õpilasi seal Maaülikoolis siis selle moodsate sidevahenditega hulga. Ja siin siis Reele Raap Kadrinast kirjutab Koidu tänavalt oma kastanist, nende kodumaja kastanist, mis sai alguse, kui tema ema õppis Tartu Ülikoolis 80. aastate lõpus Vanemuise pargist, võttis kaasa kastanimuna ja kastan kasvas ilusti suureks. Ja siis Reele kirjutab, jälle tsiteerin, oma töös. Meie juures käis arborist ja ütles kohe, et see puu on elumajale liiga lähedal ja seetõttu ohtlik, ka ohustab elektriliini. Et tuleb maha võtta. Ma ei teagi, kas võeti või võetud, aga kui te panete tähele, siis mitu korda on juba kõlanud sõna ohtlik puu. Ma eile vaatasin igaks juhuks üle ka oma Elva valla lehe ja seal paarikümne kuulutuse hulgas oli 3, kus oli kohe telefoninumber ja inimene oli valmis kohale sõitma ja ohtliku puu maha võtma, tükeldama. Et see ohtlikkus on väga imelikuna mulle tundub, et me ju teame, et inimene võib kaunis sageli olla ohtlik, aga et puu oleks nüüd ohtlik, raske ette kujutada. Kunagi olid ju ohtlikud kotkad. Ja hunte peetakse väga ohtlikuks, kopradki on ohtlikud olnud, aga järsku loodad ikka, et see aeg hakkab mööda saama, et me ei pea enam puid ohtlikeks. Ja sellele juhtis ka tähelepanu Leo Filippov, kes paaril aastal aitas meil, andis justkui tooni nendele meie kursustele oma kirjeldustega Sörve 4 teeristis kasvavast metsavanast ja siis oli veel teinegi Kargi Meierei vaher, mida ta kirjeldas Sörves samuti. Et Leo ka kirjutas siis lastele, kes oli rääkinud ohtlikust puust, et võib-olla ei pea seda nii võtma. Veel üks nõks, kuidas me neid oleme lapsi püüdnud saada puudele lähemale, et palunud joonistada. Ja minu üllatuseks sageli seda tehakse üpris meelsasti ja siin Võru tüdruk Marie Martine Lupp on siis joonistanud hõberemmelgat Tammulaäärses juudi pargis Judeikini vabriku järgi nime saanud ja tore oli see, et seal vabrikus siis töötasid tema vana-vanaisa ja vana-vanaema ja isegi vanaema mäletas seda puud veel. Siis kirjeldatakse puid, aga nagu ise viibitakse kusagil eemal. See on väga sageli nii, et kirjeldatakse, aga ise räägitakse kuidagi enese mingitest meeleoludest või väga palju õpilased kirjutavad rahust ja vaikusest. Ma ei tea, kas see on selle raudaju sünnitis või mitte, ma ei ole selles osaline, aga jah, et otsitakse, et loodus pakub rahu ja rahunemist, et miks siis nii rahutuna siis noored inimesed ennast tunnevad ja et ei taha nagu silmi üles tõsta ja siis üks nõks ongi, et siis puude mõõtmine ja siin me oleme siis palunud mõõta kõrgust ja kuna on Maaülikoolis ka matemaatikuid,
puude alal Andres Kiviste pakkus välja Artur Nilssoni rusikareegli siin isegi ruumala arvutamiseks, et siis, et kui sa mõõdad puud ja kas ümbermõõtu mõõdad, siis sa ikkagi juba lähed talle lähedale, mõõdad, kas mitmekesi mõõdad, et saad sellise puukoore vastu ka nina otsa panna. Ja see konkreetne pärn on siis Raadi pargis ja Raadi järv paistab taga ja see tüdruk Treffnerist oli väga tubli, ta otsis välja 1945. aastast pildi, kus maeti neid Raadi sõjaohvreid 1944. aasta lahingutest ja ta leidis selle sama pärna sealt ühe pildi pealt. Väga palju häid töid tuleb sellest, või mis väga palju, tuleb häid töid siis, kui keegi on puud püüdnud mingil põhjusel maha võtta, aga see ei ole siis õnnestunud või on puu maha võetud ja see on nagu meelde jäänud. Siin on Lehtmia külast Tallinna, mitte kaugel Tallinnast, ja Sanna Perit-Turo, Inglise kolledži õpilane, annab siis edasi oma ema juttu, et ka tsiteerin, 10 aastat tagasi oli seal Lehtmial siis nii, et kuivendajad kaevasid kraavi ja ütlesid, see puu tuleb kindla peale maha võtta, sest kui ta nüüd pärast kraavi süvendamist ära kuivab, siis ta võib tee peale või kraavi kukkuda ning palju probleeme tekitada. Ema ei olnud aga nõus pealt vaatama, kuidas see kaunis puu maha võetakse. Pika vaidluse peale öeldi emale, et puu jäetakse püsti vaid ühel tingimusel. Minu ema pidi puu eest sellest hetkest peale vastutama. Võite ette siis kujutada, kuidas see käis. Või käib siiamaani, sest see on eelmise aasta töö, see puu kasvab ilusti. Et kui inimene võib kraavi kukkuda, kes siis selle eest vastutab. Ja veel üks nõks, et me oleme siis palunud kirjeldada puu elustikku. Minu õpetaja Viktor Maasing ülikoolis pööras sellele hästi tähelepanu sinasõprus tammega. Ja siin on siis kirjeldatud samblaid läinud aastal ja siin on kaksikhammas. Sellel aastal me oleme püüdnud siis samblikele tähelepanu pöörata. Ma küsiks ka ühe küsimuse, kas keegi tunneb liigi ära. Jah. Õige, aga liik? Õige. Ja nüüd ka see puu, kus see samblik kasvab, et väga vanu kaskesid on kukkunud, see kask püsib, soovitan talle külla minna, see on Palupõhja küla taga, Pimekooldu Vanajõe ääres, vana 700-aastane, isegi perenaise Helgi jutu järgi mahlakask. Ja tähelepanu veel sellele, et Emajõgi sealkandis on üle ujutanud ja neid üleujutusi mäletatakse kuskil 70-ndatel kõik ümber mets pärast jäätumist kadus, aga see vägev puu püsis siis selle üleujutuse jäätumisega elas üle. Ja kõige lõpuks veel paar pilti, mille on teinud minu sõber Ingmar, muusikus ja kolleeg, et 2 korda kõndisime Eesti ühest otsast teise jalgsi ja siis üks puu on siin põhja poolt Läänemaalt ja see on pihlakas ja võib näha, milline tugevus ja jõud on ühes puus, on suutnud ränderahnu pooleks ajada. Võiks mõni mees proovida, kas saab palja käsi millegi sellisega hakkama. Ja lõpetades jõuluajale lähenemisega hoopis Eesti lõunatipust Mõniste kandist. Keegi on lõiganud jõulupuu, aga puu on selle üle elanud. Meie lõikame seal Peedul oma maja tagant kuuseekist latvu, sealt saab hulga jõulupuid. Aitäh teile kuulamast!